Hea vaataja, tere tulemast kaasa mõtlema. Lugesin hiljuti Douglas Murray raamatut Sõda lääne vastu, mis kõneles läänes levinud sellisest ennasthävitavast kriitikast. Raamatu lõpupoole on terve peatükk tänulikkusest, mis algab tähelepanuväärse viitega Dostojevski teosele Vennad Karamazovid. Murray kirjutab, kurat ütleb, et ta sooviks olla vastuvõetav, kuid teda mõistetakse valesti, et teda laimatakse. Ta filosofeerib, aga kaebab ühtlasi, et inimesed ei taha temast midagi teada. Ja just nüüd selle koha peal laseb Dostojevski kuradil teha juhusliku märkuse, mida temasugune geenius võib pillata nagu muu seas. Ja kurat ütleb, minu parimad tunded, näiteks tänulikkus, on formaalselt keelatud, puhtalt minu sotsiaalse positsiooni tõttu. Tsitaadi lõpp. Mõte, et kurat ei saa ega tohi olla tänulik, tuli mulle kuidagi üllatusena. Selle nurga alt polnud ma tänulikkusele veel mõelnud. Kuid asi väärib siiski järelmõtlemist. Tänulikkusega seoses meenuvad mulle teoloogina kohe apostel Pauluse sõnad 1. Thessaloonika kirja 5. peatükis 18. salmist. Tänage kõige eest, sest see on Jumala tahtmine teie suhtes Kristuses Jeesuses. Kui ei ole väga täpne, siis ta ütleb, et me tänaksime kõige keskel, mis meid tabab. Tänu on siin teadlik valik leida tähendus väga erinevates olukordades, sealhulgas ka rasketes olukordades. Philippi kirja 4. peatükis 6.-7. salin ütleb Paulus ja seob tänu mõtte rahuga. Ta ütleb, ärge muretsege ühtegi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänu ütlemisega palumises ja anumises. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. On selge, et ilma tänuta võivad meie palved muutuda vaid soovide ja nõudmiste nimekirjadeks. Tänusse kastetuna toovad nad aga kaasa südamerahu ja hingamise. Vanatestamendis näeme, kuidas tänulikkus on alati seotud ka ajaloolise mäluga. Ikka jälle tuletatakse tänulikult meelde Jumala suuri tegusid, mis annavad tänaseks jõudu. Kristlik teoloogia on näinud tänus alati inimeste vastust kogetud Jumala armule. Ja see peegeldub eriti ka näiteks ladina keeles. Gratia tähendab armu ja gratias tänu. Keskaja suurim teoloog Toomas Aquinost pidas tänulikkust nagu ka õigluse osaks. Ta leiab, et kuna me ei suuda loojale kunagi elu ja armu eest täielikult tasuda, väljendub meie õiglustunne eelkõige tänus. Nüüd aga on paras aeg küsida, miks saatan on olemuslikult võimetu tänama. Sellepärast, et tänulikkus eeldab alandlikkust ja tunnistamist, et sa sõltud kellestki teisest, kellestki suuremast. Kuna saatan aga esindab absoluutset uhkust ja soovib olla ise kõige suurem, kõige esimene põhjus, siis on tänulikkus talle ka nii-öelda metafüüsiliselt võimatu. Varakristlikud kõrbeisad õpetasid, et kurjad vaimud toituvad kadedusest ja näevad kõike mitte läbi armu, vaid läbi õiguse või võlgnevuse prisma.
Martin Luther kirjeldab saatanat kurbuse vaimuna, kes on pööratud iseendasse. Incurvatus in see. Ja seetõttu ei suuda ta tunda rõõmsat tänu, mis iseloomustab tegelikult püha vaimu ligiolu. Dante kirjutab oma jumalikus komöödias põrgu sügavaimas põhjas asuva jäätunud järvest, mis sümboliseerib täielikku emotsionaalset külmust ja suledust. See kirjeldab seisundit, milles puudub igasugune tänulikkus. Need on vaid mõned nopped kristlikust traditsioonist tänu teema käsitlemisel. Tulles 21. sajandi juurde, peab ütlema, et tänulikkus on seda on hakatud uurima ka positiivse psühholoogia seisukohast. Mitmed uuringud näitavad, et inimesed, kes praktiseerisid tänulikkust, kogesid vähem ebakindlust ja stressi. Nad mõtlesid positiivsemalt ja leidsid rohkem tuge usust. Seejuures kasutati uuritavate puhul väga lihtsalt meetodid, lasti inimestel iga päev kirjutada tänupäevikut. Päev lõpeb ja kirjutad mõne reaga, mille üle sa oled tänulik. Tõepoolest, meie igapäevane kogemuski näitab, et tänulikud inimesed magavad paremini ja neil on rohkem positiivseid mõtteid. Nad on õnnelikumad ja tulevad elumuutustega ka paremini toime. Muidugi meenub mõnelegi kõige öeldu vastandina Friedrich Nietzsche, kes nägi tänulikkuses orjamoraali ilmingut. Ta arvas, et tänulikkus on vaid varjatud kättemaks või hirm jääda kuidagi võlgnikuks. Kuid Nietzsche esindabki kõige senise eitamise mõttelaadi ja kultuuri üldse. Ta on üks nendest, kes alustas 19. sajandi lõpus sõda lääne kristliku kultuuri ja moraali vastu. Seda sõda on jätkanud ka tänased traditsioonilise elulaadi kriitikud. Nad on võimetud tänama pärandi eest, mille oleme esivanematelt pärinud. Kergem on olla kõige üle nurisev ja kõike kritiseeriv übermensch, nii-öelda üliinimene, nagu Nietzsche seda väljendas, või oma keele, kultuuri ja usu tänulik kandja. Kuid mida siis teha? Kuidas ennast ja oma kultuuri kaitsta? Alusta iseendast, võtta hetk aega, vaata tagasi oma päevale või nädalale, mis on need asjad või sündmused, mille eest võiksid olla tänulik. Kui sa leiad tänu põhjuseid, siis leiad ka sisemise rahu. Aga keda tänada? Kindlasti oma vanemaid, õpetajaid, pereliikmeid. Kuid üle kõige tahaksin koos Musse laulikuga öelda: Jumal, sinule laulgu tänu rahvad, sinule laulgu tänu kõik rahvad. Psalm 67, 6. salm. Suur tänu kaasa mõtlemast, õnnistus ja rahu su päevadesse soovides. Kohtumiseni.